Tere tulemast meie otse stuudiosse Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Tervist. Nüüd on näha, et iga päevaga on vajadus koolitoidu järele kasvanud 3 päeva jooksul. Aga kas te olete valmis ka selleks, et see nõudlus võib hüppeliselt veelgi kasvada? Absoluutselt, et alustame ju sellest, et enne seda kriisiperioodi me toitlustasime absoluutselt kõiki õpilasi ja see valmidus on olemas, see ei ole mitte kuskile ära kadunud. Kui me vaatame numbreid, siis esimesel päeval oli meil vähem kui 500 last, koolilast, kes tulid siis toidu järgi. Järgmisel päeval oli juba 1117 ja kolmandal päeval 1218. Me näeme, et see tasapisi kasvab. Me eeldame ja mõnes mõttes ka loodame, et ka järgmisel nädalal on see number juba suurem, aga see valmidus on meil kindlasti olemas ja kui see number kasvab ja kasvab isegi kiiremini, kui see on siiamaani olnud, siis me ikkagi oleme selleks valmis. Lapsed tulevad kooli juurde, saavad oma toidu sealt. Kas on tekkinud ka selliseid hetki või olukordi, kus lapsed jäävad sinna nii-öelda vabaõhukohvikut nautima, et söövadki seal ja kogunevad või teevad midagi muud? Ütleme niimoodi, et nad ei söö, aga kindlasti, mis on puhtinimlikult arusaadav, kui nad näevad, et mõni kooliõde või koolivend nagu on samal ajal ka sinna tulnud, siis tahes tahtmata tekib selline soov nagu natuke peatuda nagu ja rääkida oma vahel ja siis tuleb võib-olla kolmas sinna juurde, et selles mõttes selliseid olukordi me üritame ikkagi vältida ja palume, et ka kool nagu jälgiks seda, et koolilapsed nagu siis ei koguneks, sellepärast et me teame, et see on lisariskifaktor. Ja tegelikult koolid on väga tublid olnud ja iseenesest seesama päevakava või seesama nagu ajakava on koostatud niimoodi, et vältidagi neid järjekordi ja järjekordade tekkimist. Ehk lapsed tulevad, võtavad need portsud, lähevad siis ära ja iseenesest ei pea seal kuskile kogunema, aga me kindlasti hoiame silma peal. Aga haridussüsteemis olulisem veel või samavõrdne on praegune ju e-õppe ja sellega on olnud igasuguseid viperusi, takistusi, esialgu ei pidanud e-koolisüsteem vastu, siis on tekkinud poleemika selle üle, kas hinnata lapsi või mitte hinnata. Mõnel lapsel ei ole kodus arvutit. Kuidas üldiselt te hindate praegust esimest nädalat e-õppel? No alustame sellest, et täiesti ilma probleemideta, ma arvan, polekski võimalik seda korraldada, sellepärast on täiesti uus ja uudne kogemus. Kunagi pole sellist kogemust olnud ja nüüd me samamoodi samal ajal ka õppime ise, et me vaatame, kuidas siis see olukord laheneb, kuidas me kriisiolukorras suudame seda kaug- või e-õpet korraldada ja ma pean ütlema, et tõepoolest, kui esimesel päeval võib-olla isegi e-kool ei pidanud vastu, siis juba järgmisel päeval seda probleemi ei olnud ja iseenesest kõik läks sujuvalt edasi. Me tegelikult annamegi koolidele ja õpetajatele nagu vabamad käed, nagu et nad ise nagu valivad seda vormi, kuidas nad siis seda kaugõpet või e-õpet korraldavad, et mõned siis teevad igasuguseid videotunde, videoloenguid, siis mõned annavad ülesandeid läbi e-kooli näiteks ja siis lapsed istudes kodus saavad nendega kuidagi moodi hakkama ja ütleme niimoodi, et jah, on natuke raske võrreldes sellega, mis on tavaline rütm, millega nagu kõik tegelikult harjunud, aga samas see on täiesti uudne, täiesti huvitav ja paljud on öelnud, et see ongi huvitav sellepärast, et pole sellist kogemust kunagi olnud. Nii et selles mõttes siin on ka selline positiivne moment juures. Te ütlesite, et te annate vabad käed, aga kas ei ole olnud sellist mõtet ka, et ühtlustada mingil määral neid metoodikaid, mida kasutatakse, sest on ju olnud väga palju ka nurinat just selle üle, et ühes koolis on ühtmoodi, teises koolis teistmoodi, mõnel pool on lapsed ülekoormatud, teisel pool jooksevad ümber maja, teevad kehalist kasvatust. Ma arvan, et selles mõttes ongi huvitav vaadata, et mis metoodika või mis vorm toimib paremini, kumb on efektiivsem ja peab ütlema, et mõned koolid ju tegelikult said juba enne proovida igasugust e-kaugõppe vormi ja neil on see kogemus on juba olnud. Nii et selles mõttes nemad kasutavad seda olemasolevat kogemust ja teisel koolil võib-olla seda ei olnud, siis nemad teevad seda natuke teistmoodi. Me ühel hetkel kindlasti võtame kõik need vormid, paneme lauale ja vaatame, kumb neist on efektiivsem, kumb on parem. Aga samas me arvame, et praegu ongi mõistlik, et igaüks siis pakub omalt poolt midagi. Meie kindlasti linna poolt, haridusameti poolt pakume seda tuge, et kui tekivad küsimused, kui tekivad probleemid, siis võib kindlasti meie poole pöörduda ja alati saab abi. Aga lõpetuseks vahetaks teemat. Me hakkame kohe vaatama süžeed Georg Otsast, kellel eile möödus 100 aastat sünnist.
Ja Tallinna linna koostöös on valmimas üks väga põnev film Georg Otsast. Just dokumentaalfilm Bariton frakis peaks siis sügisel valmis olema, sellega tegeleb Est-Film ja Tallinna linn katab omalt poolt siis 10 000 selle filmi eelarvest, mis on umbes 40%. Ja ma loodan, et see on päris huvitav film, sellepärast et Georg Ots on ikkagi nagu väga suur kuju, väga tuntud kuju, mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal ja loomulikult väärib tema nii sellist filmi kui ka seda mälestusmärki, mida Tallinna linn soovib siis sellel aastal Estonia teatri ette püstitada. Aitäh teile, Vadim Belobrovtsev siia otsestuudiosse tulemast. Aitüma. Ja me jätkame. Vaatame nüüd veel sellest samast filmist lühikese lõigu ja Georg Otsa teemal jätkame pärast reklaami. Meie jaoks jäi ta baritoniks number 1 maailmas, mitte lihtsalt baritoniks. Хороший певец, великолепный певец. Teistes oludes oleks ta võinud olla ikka meie super megatäht. И верхний регистр, и центр, бархатные такие ноты красивые. Väga suur laulja. Mõni tuleb niimoodi, et ta tuleb kõige uksega tuleb teatrisse sisse. Каждая песня превращалась у него в музыкальную новеллу. Но уж как он пел, это просто чудо.